Afganistanis võimule tulnud Nõukogude Liidu meelne kommunistlik partei PTPA ehk Afganistani rahvademokraatlik partei, mille radikaalsed reformid, näiteks maa ümberjagamine ja ilmalik haridussüsteem, tekitasid suurt vastuseisu traditsioonilises ja religioosses ühiskonnas. Vastuolud eskaleerusid sisekonfliktiks, mille käigus kommunistlik režiim hakkas nõrgenema. Nõukogude Liit, kartes oma mõjuvõimu kaotamist Kesk-Aasias ning soovides kindlustada kontrolli strateegilisel alal, otsustas sekkuda. 24. detsembril 1979. aastal sisenesid Nõukogude väed Afganistani. Mõne päeva jooksul korraldati riigipööre. President Habisullah Amin tapeti ning võimule toodi nõukogudele lojaalne Babrak Karmal. Sõjast sai kiiresti midagi enamat kui lihtsalt režiimi vahetus. See paisus veriseks ja venivaks konfliktiks Nõukogude armee ning kohalike mässuliste ehk mujahiidide vahel. Mujahiidid, keda relvastas ja toetasid USA, Pakistan, Saudi Araabia ja teised riigid, kasutasid taktikat ning kasutasid ära Afganistani keerulist maastikku. Kriisi lõpp 1986 aasta tuli Nõukogude Liidus võimule Mihhail Gorbatšov, kes pidas sõda veriseks haavaks ja alustas vägede väljaviimise protsessi 15. veebruaril 1989. Lahkusid viimased Nõukogude sõdurid Afganistanist, kuid riigi ei jäänud rahu. Nõukogude toetatud valitsus püsis veel mõne aasta, ent 1992. aastal langes seegi. Mujahiididel sisse tülid viisid uue kodusõjani, mis sillutas teed Talibani tõusule 1990. aastate lõpus. Sõda muutis Afganistani üheks kõige mineteerituks ja destabiliseeritumaks riigiks maailmas. Samuti peetakse seda konflikti üheks külma sõja võtmelahinguks, mis keerendas ka Nõukogude Liidu alakäiku. Mujahiidide seas võitsid ka mitmed isikud, kes hiljem ühinesid äärmuslike rühmitustega, kaasa arvatud Osama bin Laden, mis seob Afganistani sõjaga hilisemate globaalsete konfliktidega.